tulemast tänasele minikursusele Eesmärgid versus tegutsemine, kuidas muuta unistused reaalsuseks. Nii tore, kes on otsustanud kohale tulla ja ma tervitan teid ja tervitan ka kõiki teisi, kes järgi vaatavad. Täiesti mõistan, et kell 1 päeval teha webinari võib-olla ei ole kõige mõistlikum, aga kes ütles, et elu peab olema mõistlik. Ja iseenesest mõte tuli salvestada mul veebiseminar, minikursus YouTube'i ja mõtlesin, miks ma pean üksinda Zoomis istuma. Ma teen sellest ühe tasuta minikursuse ja kes soovib, siis saab sellest osa võtta. Ja ütlen kohe ka, et ma panin ennast siia niimoodi siis pinnisin ära, et on ainult näha mind. Seega aitäh, kes te olete kaameraga sees ja see on hästi suur minu jaoks tagasiside, et kas ma peaks rääkima aeglasemalt, kas ma peaks rääkima kiiremini, kas on piisavalt aega, et kirjutada või on vaja veel juurde. Aga läheme siit edasi. Kui sa tunned, et sa oled valmis lõpetama pideva planeerimise, sa oled lõpuks valmis päriselt oma unistuste suunas liikuma, siis sa oled täiesti õigel ajal õiges kohas. Ja veel kord siis tere tulemast, kes te olete valinud praegusel hetkel koos minuga siin Zoomis olla. Ja see siin ei ole lihtsalt selline tasuta webinar, kus sa teed märkmeid ja siis sa paned klõps selle märkmiku kinni, märkmik läheb sahtlisse ja suure tõenäosusega sa ei vaata sinna enam mitte kunagi. Kas sa tunned ennast ära? Kas sa tunned ennast ära? Kui palju märkmeid sa oled teinud sedasi, mida sa mitte kunagi enam ei ole vaadanud? Ja muidugi on ka märkmeid, millele sa mõnikord uuesti silma peale viskad ja ma loodan, et üks nendest märkmetest saab olema siis just nimelt selle minikursuse märkmed, millele sa vahepeal saad uuesti silma peale panna. Sa ei pea kõike teadma, kuidas midagi saavutada, aga sa pead olema valmis, et alustada. Ja just sellega me täna ka hakkame tegelema. Seega, kui sa oled siin koha peal mul, siis sa võid kirjutada chatti, kas sa oled tänaseks kohtumiseks valmis, kas sul on kirjutusvahend ja paber olemas. Ja kui sa soovid töövihikut soetada, siis kirjuta sellest info@kristinareinberg.com ja pärast tänast kohtumist ma saadan sulle täpsem info, kuidas sa saad endale töövihiku soetada. Ja korraldusliku poole pealt veel nii palju, et mulle hästi meeldib, kui siin on kaamerad sees ja kui nüüd keegi veel juurde tuleb, siis ma kindlasti korraks veel mainin ka seda, et see näitab lihtsalt kohalolu ja seda, et sa ei ole lihtsalt mõni salajane kuulaja. Aga kui sa oled liikumises, siis see on täiesti okei ja kedagi survestama ma ei hakka. Ja nagu ma ütlesin, salvestusse jään siis ainult mina. Teiseks, mõlemad minikursuse päevad siis salvestuvad ja saad neid järgi vaadata. Salvestused mul lähevad YouTube'i ja sellepärast ma panin ka ennast kohe siin suurelt ekraanile, et jään ainult mina, seega austan teie privaatsust, kedagi sinna üles ei lae. Seega saate rahulikult, ei pea mõtlema, et oi, mu pilt läheb YouTube'i, siis ma panen kaamera kinni. Ei pea panema, ainult mina kui rääkija, vestleja olen seal siis näha. Ma tean, et osad teist, kui ma vaatasin, kes on ennast... nii armas, aitäh sulle. Kohe läks tähelepanu ära. Nii, aga tulen tagasi. Nii tore on see, et ma nägin, et päris paljud, kes on ennast kirja pannud, juba teavad mind, aga on minu jaoks selliseid nimesid, keda mina ise kohtasin seal esimest korda.
ja sellepärast ma teen ka lühikese tutvustuse, kes ma üldse olen ja seejärel me läheme tänase põhiosa juurde, ehk siis milleks on siis, kuidas panna paika eesmärgid, mis sind tegelikult edasi viivad. Ja selle käigus siis sa saadki rohkem selgust sellest, et mis on sinu unistused, mis on sinu eesmärgid ja ka selle, mis sind praegu takistab ja üldse tagasi hoiab. Ja peale põhiosa teen ka hästi lühikese tutvustuse enda 3-kuulise kursuse kohta, mis alustab 5. mail, aga see jääb täiesti lõppu ja seda väga-väga lühidalt, sest ma tahan sulle anda täna maksimumi, et sa siit saad siis seda, milleks sa siia tulid, ehk siis panna võimalikult hästi paika sinu esimene samm, sinu esimene eesmärk, sa saad selgust rohkem oma unistusele ja vaadata, mis on sind siiani takistanud. Kas korraldusliku poole pealt on küsimusi? Ja seni, kuni sa mõtled, siis ma panen slaidid jagama. Nii, aga alustame siis. Ja mina olen Kristina Reinberg ja hetkel ma kõige meelsamini kannan siis rolli life ja success coach. Ja kuigi ma olen ka kiire elumuutuse coach, enesekindluse coach ja Eestis teadaolevalt 3. ametlikult tegutsev passion testi läbiviija. Ja siia ma panin ka siia slaidi pealt, sa näed kõiki neid coach'i nimetusi, mida ma olen juba läbinud, aga nagu ma ütlesin, ma iseennast kõige paremini tunnen hetkel rollis life ja success coach ehk siis elu ja edu coach. Ja ma olen seda väga tihti ka öelnud teistel webinaridel, kohtumistel, et mulle meeldib kasutada seda ingliskeelset varianti, sest kuidagi elu ja edu treener, no see, ma lihtsalt ei samastu sellega. Aga inglise keeles suurepärane, peaasi, et ma ise õnnelik olen. Aga kõige rohkem ma tunnen ka seda, et see võib-olla on natuke šikim. Aga igaüks leiab selle, kuidas ta ise milline sõna teda kõige rohkem siis kõnetab. Olen lõpetanud ärijuhtimise eriala medaliga, kuid kohe peale kooli minust ettevõtjat ei saanud. Ja mis juhtus, oli see, et võtsin hoopis seljakoti ja läksin seljakotiga maailma avastama ning jõudsin pärast kooli hoopis Austraaliasse. Ja 2011 oli siis see aasta, kui ma jõudsin rännakutega Tenerifele, kuhu ma olen siis ka püsima jäänud. Ja üks minu lapsepõlve unistusi oligi see, et ma saaksin elada kohas, kus on alati soe ja päike ja ütlen ausalt, alati ei ole soe, kui sa siin oled pikemalt elanud, siis ka 15 kraadi ikkagi öösel on juba päris külm. Täpselt see, eks ju, et võrreldes millega, et kas 15 kraadi on soe või külm, aga minu jaoks on see 15 kraadi juba päris jahe. Nüüd kohe-kohe hakkab siin ka kevad ja suvi, seega hakkab vaikselt soojemaks minema. Nüüd teine suur unistus oli mul olla iseenda boss ja sealt ka sai alguse see, et 2021 aastast registreerisin enda ettevõtte ja olengi 100% ainult ettevõtja ehk siis palgatööl ei käi ja keskendun hästi enda ettevõtte kasvule, arendamisele ja väärtuse pakkumisele. Ning 2023 hakkasin õppima coaching ut ja siis siit ka need kõik erinevad sertifikaadid ja kursused, mis ma olen läbinud. Ja selle ajaga, siis 2023. aastast, kui ma hakkasin õppima üldse, kuni tänaseni olen juba toetanud 10 naisi üks ühele
ja ka gruppides ja kui mõelda seda, et ka gruppides, siis võiks öelda isegi, et sadu naisi, sest viin läbi ka grupi coaching uid kogukonnas, kus on üle 100 naise. nii et ma arvan, et päris kiire ja tore kasv on siin paari aastaga toimunud ning enesearengu maailma coaching on minu kirg. Seega sa võid ka kohe hakata mõtlema selle peale siit vaikselt, kui me hakkame kohe varsti põhiosa juurde jõudma, et mis on need sinu kired, mis on see, mis paneb sind särama, mis on see, mis tekitab sul head tunnet ja toob naeratuse näole. Et need on need esimesed kiired küsimused, millel ma ei anna sulle aega väga pikalt mõelda, aga sa saad vaikselt hakata selleks ette valmistama. Ja kõige rohkem coaching'u töö juurest loob mulle rõõmu see, kui ma näen inimestes päris tulemusi, päris muutuseid ja see päris muutus võib olla ka lihtsalt mõtteviisi muutus või kasvanud enesekindlus ja ka praktiliselt päriselt tehtud sammud enda unistuste eesmärkide poole. ning kui ma seda veebiseminari, seda minikursust siin ette valmistasin, siis mõtlesin, et see oli nii huvitav, kuidas mul endal just lõppes üks-ühele coaching kliendiga ära ja 3 kuu jooksul ta täitis oma eesmärgi, millega ta tuli coaching usse ning lisaks muutis juba suunda. nii et asjad hakkavad väga kiiresti toimuma ja see on minu eest nagu kõige-kõige ägedam, kui saan olla nii-öelda sellel teekonnal kaaslaseks ja natukene suunata, juhendada, näidata teed. Ja ma ei saa sulle lubada, et sa siin sellel 2 päeva jooksul hakkad suuri muutuseid juba tegema, aga sa saad teha selle esimese väikse sammukese ja mina avan sulle nii-öelda ukse, aga sina ise pead sellest uksest sisse astuma. Ja lähemegi siit edasi tänase põhiosa juurde ning keskendume küsimusele, et kuidas panna paika eesmärgid, mis sind tegelikult edasi viivad. Ja selle käigus siis tänase päeva jooksul, tänase selle 1 tunni jooksul sa saad kindlasti rohkem selgust oma unistustes, oma eesmärkides, sa hakkad märkama, mis sind on seni üldse tagasi hoidnud ning alustad uue ja teadliku liikumisega. Ja siit on mul sulle ka esimene nii-öelda üleskutse, et sa paneksid siis kirja kas siia chati või endale märkmikusse, paberisse või kui sul on ka töövihik, siis töövihikus on esimese päeva kohal natukene vaba ruumi, et sinna sa saad siis kirjutada, et mis on sinu tänase minikursuse esimese päeva taotlus. Ehk mis sind siia tõi ja kuidas sa tahad end peale tänast kohtumist tunda. Et ma annan sulle siuke üks minut ja arvestan teie järgi, kellel on kaamerad sees, et kas on rohkem vaja aega või mitte. Ja kui sa oled autoroolis, siis mõtle lihtsalt selle peale, et mis sind siia tõi ja kuidas sa tahad end täna tunda pärast seda kohtumist. Ma jään hetkeks vait ja sa saad kirjutada. Läheme siit edasi ja enne eesmärkide kaardistamist üldse, siis tuleb kõigepealt ära kaardistada see, et kus sa praegu üldse oled ja aus pilk praeguse hetke ongi esimene samm, et üldse hakata edasi liikuma. Ehk kuidas sa hetkel end tunned ja täiesti ilma hinnanguteta, sest sa ei saa kuhugi liikuda, kui sa ei tea, kus sinu praegune alguspunkt on.
ja siin täiesti ma annan sulle lausa 8 minutit, et sa saaksid hinnata igat oma eluvaldkonda 10 pallisüsteemis, mis on hästi ning mis võiks olla paremini. ja et sul oleks kergem, siis on siin slaidi peal ka valdkonnad välja toodud, et pane endale kirja siis 1-10, mis on hästi ja mis võiks olla paremini, et pane selline punktiskoor ning 1 on siis see, kus peaaegu kõik on mega halvasti, üldse ei ole rahul ja 10 võiks olla siis märksõna sinu ideaalne elu. et kui on 10, siis on ideaalne ja valdkonnad tõin välja töö ja karjäär, raha, suhe, armastus, tervis, perekond. mina ise, väga oluline, et hinnata ka seda, milline on sinu enda rahulolu iseendaga ja kui palju sa endale aega võtad ning kui palju sa üldse pühendad ka enesearengule, näiteks võib väga vabalt minna siia mina ise alla. ning vaba aeg, hobid, sotsiaalne elu ja sõbrad. annan 8 minutit, mis teeb siis 1 minut põhimõtteliselt valdkonna kohta ja ma tean, et see aeg on tegelikult väga väike, kuid sa saad hiljem seda täiendada nii-öelda märksõnade poolest, aga esialgu, et alustagi sellest, et sa paned punktid või skoorid siis iga valdkonna juurde.
katkesta muusika siin täiesti korraks ära, et sa saaksid lõpetada oma lause ära ja tõesti, see on üks olulisemaid asju, et hakata edasi liikuma, on ära kaardistada, et kus sa praegu oled. Ehk siis, mis on see koht, mis võiks olla hästi ja mis võiks olla mis on hästi ja mis võiks olla paremini. Et vaadake üle, millised punktid sa saad endale siis eluvaldkondadesse ja väga vabalt võid ise valida ja panna neid valdkondi juurde. Et mina tõin siia lihtsalt need põhilised ja väga vabalt võid tuua näiteks perekond, võib lüüa nii-öelda lahku, et on see perekond, mis sul on ise loodud ja on näiteks sünniperekond. Ja ka töö ja karjääri puhul või raha puhul näiteks, et raha puhul sa võid samamoodi teha, et sul on sinu nii-öelda isiklik raha või kui sul on ettevõte, siis on ka see ettevõtte raha, et ka siin, et täiesti hästi enda sisetundepõhiselt, et kas sa soovid panna juurde siia valdkondi või mitte ja võib-olla sind huvitab rohkem nii-öelda, milline sõna sind rohkem kõnetab, kas sotsiaalne elu või sõbrad, et hästi-hästi vaata endale otsa ja küsi, mis on need sõnad, mis sind ennast kõige enam kõnetavad. Ja enne veel, kui me siit läheme edasi, et mis sind tagasi hoiab, siis luba endal korraks unistada. Ja ma juhendan sind läbi selle unistamise, see on hästi lühikene. Me teeme lühikeselt selle, et kui sa istud koha peal, siis suurepärane ja tee niimoodi, et sul oleks mugav istuda ning sa saaksid panna silmad kinni. Kui sa sõidad autoga, palun ära pane silmi kinni, vaid keskendu siiski siis teele, kus peal sa praegu oled. Aga kui sa saad järelvaatamiseks salvestuse, siis hästi soovitan, et sa võtad selle hetke ja sa teed nii-öelda endasse vaatamise ja natukene saad unistada. Seega sina, kes sa istud ja sa ei ole roolis ega liikumise peal, ka kõndides, äkki sa saad kõndides teha korraks pausi ja istuda kuhugi, aga kui ei saa, siis see on okei, lihtsalt mõtle minuga siis kaasa praegu. Aga kui sa siis istud, siis pane silmad kinni, vaata, et sinu jalad oleksid vastu maad mõlemad, mitte üle põlve, vaid 2 jalga vastu maad ja pane käed nii-öelda vastuvõtmise asendisse, mis on siis käelabad ülespoole ja pane nad endale põlvede peale. Nüüd hinga sügavalt sisse ja välja ja tee seda 3 korda. Ja hinga veel kord, 1 kord sügavalt sisse ja välja ja luba hakata endal minna tagasi enda tavalisse hingamise rütmi. Ja kujuta ette ennast elamas elu, mis sind tõeliselt kõnetab. Kus sa oled? Vaata sinna sisse, kus sa oled. Mida sa teed? Mis tunded sind valdavad? Mis on selles elus sinu jaoks oluline? Milline sa oled? Millised on sinu mõtted, sinu tunded, sinu tegevused? Võta hetk, et märgata neid pilte, sõnu ja tundeid. Ja kui sa oled valmis, siis ava rahulikult silmad. Võta oma kirjutusvahend ja paber
ning pane kirja, mis esile tõusis. Ehk kuhu sa soovid liikuda? Milline elu sind tõeliselt kõnetab ja millest sa unistad? Isegi kui need unistused tunduvad sinu jaoks liiga suured, liiga utoopilised, võib-olla on nad isegi natuke udused ja isegi võib-olla mitte realistlikud, siis arvestades, et me elame kosmoseajastul, siis asjad juhtuvad väga-väga kiiresti. Seega isegi need ebarealistlikud unistused võivad nipsust saada reaalsuseks. Seega luba endal nüüd kirja panna, mida sa nägid, mida sa tundsid ja eelkõige seda, mida sa tundsid. Ehk siis, kuhu sa soovid liikuda? Milline elu sind tõeliselt kõnetab ja millest sa unistad? Ja kõik need küsimused, seesama visualiseerimine, see on kõige esimene samm üldse, et hakata edasi liikuma. Et kõigepealt sa kaardistad ära, kus sa hetkel oled, see nullpunkt, tänane nullpunkt siis, eks ole, et kuidas sa oled siiani jõudnud, kuidas sa ennast hetkel tunned ja siis, et siit edasi liikuda, tuleb teha nii-öelda visualiseerimist ja unistamist, et sealt edasi saaks välja kujuneda sinu eesmärgid, aga seda ka lõpupoole, mis vahe on unistustel ja eesmärkidel. Aga kõigepealt tuleb alustada unistamisest. Seega pane kirja nüüd rahulikult, et kuhu sa soovid liikuda. Ja ma arvestan praegusest hetkest siis 5 minutit, et sa saaksid juba alustada kirjutamist, sest tegelikult selline visiooni kirjutamine võtab rohkem aega, kui sa teed seda päriselt, kui sa teed seda, võtad nii-öelda selle enda üheks eesmärgiks, et sa kirjutadki päriselt üles, et kuhu suunas sa üldse tahad liikuda. Seega kirjuta rahulikult ülesse.
Hakka vaikselt lõpetama praegu ja läheme siit ka edasi. Nii, nüüd see harjutus, et sa kirjutaksid oma visiooni, ma palun, et sa võtaksid selle jaoks ka täna veel õhtupoole aega, et täiendada, sest kõik meie ümber saab alguse tegelikult nii-öelda fantaasiast ja unistustest. Seega see on midagi tõeliselt olulist, isegi kui see tundub võib-olla selline natuke lapsik, siis hoia enda arengus seda rõõmu ja lapsemeelsust ka. Ja hea viis selleks ongi minna nii-öelda unistustesse sisse. Ja nüüd, kui sul on rohkem selgust selles, mida sa soovid, olgu see siis konkreetne visioon või alles natuke selline häguselt tajutav tunne, siis mis on sind tagasi hoidnud selle saavutamisest? Mis on sind tagasi hoidnud? Mõtle täiesti ka selle peale ja kirjuta üles, millised on olnud need sinu sisemised takistused. Millised on need mustrid, mis on sind tagasi hoidnud? Millised on need uskumused, mis on sind tagasi hoidnud? Või millised on hirmud? Millised on sinu sisemised takistused, sinu mustrid, uskumused ja hirmud? Nii, hakka ka praegu lõpetama ja läheme siit edasi, sest küsimusi on veel päris mitu. Nüüd, kui siit edasi minna, kui sa oled ära kaardistanud need esimesed asjad, mis sind on tagasi hoidnud, siis mõtle ka selle peale, et milline samm on see, mida sa oled korduvalt edasi lükanud ja miks. See on kindlasti midagi, mida sa oled to-do listis näiteks mitu korda edasi lükanud. See on mingi samm, mida sa tead, et kui sa selle ära teed, siis sa oled palju-palju lähemal sellele elule, sellele unistusele, sellele eesmärgile, mida sa tahad. Ja see võib olla selline lihtne asi nagu abi küsimine kellegi käest. Ja kuigi abi küsimine ei pruugi meie jaoks olla lihtne, siis tegelikult see on nii väike samm, mida teha.
või ka päriselt korraks istumine ja otsa vaatamine oma visioonile, kas sa üldse oled liikumas selles suunas, kuhu sa soovid. Või ka see samm, mida sa oled edasi lükanud, võib olla, et endale otsa vaadata ja lihtsalt küsida, mida ma tegelikult tahan. Kirjuta üles, mis on see üks samm või asi, mida sa oled korduvalt edasi lükanud ja miks sa seda teed. Nüüd, kui sa oled ka selle kirja saanud, selle kas või ühe asja, mida sa oled edasi lükanud, siis millised hirmud või kahtlused tulevad esile, kui sa mõtled oma unistuste poole liikumisest? Et varem sa siin juba kaardistasid ära, et millised on need takistused, eks ole, millised on need uskumused ja millised on need sisemised takistused, siis nüüd too välja see üks hirm või kahtlus, mis sul tekib kohe tekib, kui sa mõtled sellele pisikesele lühikesele visioonile, mis sa siin eelnevalt juba kirjutasid, et mis hirm või kahtlus sul tuleb, kui sa mõtled, et sa pead selle poole liikuma. Et sa päriselt peadki hakkama selle poole liikuma. Mis on see esimene hirm, mis sul tekib? Kui sa saad selle kirja, siis seda toetab veel ka küsimus, et kas on keegi või miski, kelle ootusi sa oled rohkem järginud kui oma sisetunnet. Ja sa saad selle peale natuke mõelda ja ma jagan siin täiesti ka enda lugu, kuidas mina täitsin aastaid teiste unistusi ja vaatame, kas see sind kuidagi kõnetab, kas sa tunned ennast siin mõnes kohas ära või see aitab sul näiteks mõelda ka selle peale, et kas on keegi või miski, kelle ootusi sa oled rohkem järginud kui enda omasid. Näiteks minul tulevad kohe esimese asjana meelde need kohad, kuidas ma nooruses, kuigi ma olen praegu ka noor, eks ole, et no aga kui ma olin ikkagi pigem sihuke laps, siis kuidas vanemad viisid mind igasugustesse trennidesse ja ka lõpuks jõudsin kergejõustikusse ja ma tõesti tundsin ennast nagu pandakaru gasellide seas. Kõik jooksid nii kiiresti ja siis mina panin sealt ponts lihtsalt järgi. Ja ma ei tundnud seda, et ma ise oleks seal tahtnud olla. Või siis miks ma üldse läksin ärijuhtimist õppima, sest ka see oli sel ajal, kui mina läksin kõrgkooli, siis see oli justkui nii-öelda staatuse näitamine ja kuna minu perekonnas ei ole kõrgharidusega minu vanemad ei ole ja ka minu vanavanemad ei ole, siis nende unistus oli see, et seal oleks keegi kõrghariduseks, ega ma õppisin justkui rohkem nende jaoks kui iseenda jaoks. Ja seepärast minust ka kohe ei saanud ettevõtja, ma ei olnud selleks veel valmis ja minu unistus oli minna maailma avastama, võtta seljakott ja minna 4 tuule poole ja lihtsalt avastada teisi riike ja teisi kultuure. Või siis kõige hilisem on minul kinnisvaramaakleriks õppimine, olen ka see õpingud läbinud, diplomid, sertifikaadid saanud ja tegelikult see oli lihtsalt see, et minu elukaaslane nägi minus suurt potentsiaali kui kinnisvaramaaklerit, aga see ei olnud minu unistus. Seega ka kinnisvaramaaklerit minust ei ole tänaseks saanud. Kas ma midagi kahetsen? Ei kahetse, sest just nimelt sellised kogemused on mind toonud siia, kus ma täna olen ja täna
ma tunnen, et tegelikult nüüd ma lõpuks valin ise, millist elu ma tahan elada ja millises rollis olla. Seepärast ma ka siin meie kohtumise täitsa alguses ütlesin, et kõige rohkem ma tunnen ennast kõige mõnusamalt life ja success coach'i rollis hetkel, siis kui ma valin endale rolle, siis see on see, kus ma ennast tunnen rõõmsalt ja väga-väga mõnusalt. Ehk siis võin endale panna selle sildi julgelt külge. Nüüd ma loodan, et need jagamised aitasid sul mõelda, kas on keegi või miski, kelle ootusi sa oled rohkem järginud kui iseenda sisetunnet. Siis minu küsimus siit kohe on ka see, et aga mida sa vajad või igatsed, et sa saaksid julgelt edasi liikuda selle visiooni poole, mis sa panid siin eelnevalt kirja? Mida sa vajad või igatsed, et saaksid julgelt edasi liikuda oma visiooni, oma selle ideaalse elu suunas, oma unistuste suunas, oma eesmärkide suunas? Nüüd, kui sa kirjutasid sinna, et mul oleks rohkem aega vaja, mul oleks vaja kedagi kõrvale, näiteks coach'i või mentorit või juhendajat, või mul oleks rohkem lihtsalt raha vaja, et edasi liikuda, või mul oleks teadmisi vaja, mul oleks üldse toetust vaja, ma tahaks, et minu lähedased mind rohkem toetaksid minu eesmärkidega. Siis kui midagi nendest sa nüüd siit kirjutasid, eelkõige siis aeg iseendale võib-olla ja coach, mentor, toetus, siis ka 3-kuulisel kursusel olen sellega arvestanud ja kolmekuulise kursuse nimi on Enesekindlalt eesmärkide poole ning seal sa saad nii toetust siis coach'i näol, grupitoetust. Kuna ma ise näen ette ettevõtluses või isegi kui sa ei ole ettevõtja, aga kui sa teed ka palgatööd, siis endale aja võtmine on üks olulisemaid asju, et liikuda mõnusas kerguses ja rõõmus ja rahus, selles rahulolus enda unistuse elu poole, enda eesmärkide poole. Et kui me läheme nüüd siit eesmärkide sõna peale, et eesmärkide poole liikuda, siis kõige olulisem on, et sul on see tasakaal ja just tasakaal selle koha pealt, et sul on aega iseendale. Ja tegelikult me ei vaja selleks tervet päeva. Piisab sellest, kui sul on näiteks päevas see 1 tund, kus sa ei pea tegelema teiste asjadega ja saad keskenduda ainult iseendale. See on juba väga suur muutus, kui sa võtad selle aja iseendale. Ja kujuta korraks ka seda ette, millal sa oled produktiivsem? Kas siis, kui sa oled väsinud ja ületöötanud, sest sa liigud kellegi eesmärgi poole, sa liigud iseenda eesmärgi poole, aga sa kogu aeg liigud, ei võta aega. Või sa oled produktiivsem siis, kui sa oled puhanud ja sinu enda tass on täidetud. Ehk siis see on väga huvitav koht, kuidas hakata nii-öelda seda ümber muutma, et sa leiaksid alati endale ka seda puhkamisaega, et enda tassi täita, et sa tunneksid ennast hommikul värskena, et liikuda enda eesmärkide poole. Sest nagu ma ütlesin, väsinuna ja ületöötanuna lihtsalt produktiivsus hakkab langema ja ma arvan, et sellega on kõik nõus. Nüüd, kas sa usud või kas sa tunned, et sa tohid rohkemat tahta? See on lihtsalt sihuke jah-ei küsimus ja siin väga pikalt isegi ei peatu, vaid lihtsalt mõtle, kas sa usud, et sa tohid rohkemat tahta. Ja see on iseenesest sihuke kerge või selline väike ja lühike küsimus ja vastus on ka lihtsalt jah või ei, aga see on tegelikult väga-väga oluline küsimus, sest kui sa ei usu, et sul võiks rohkemat olla, siis see on see koht, kus sa ei hakka ka edasi liikuma. Kui sa usud, et sa tohid rohkemat tahta, siis see on see koht, kus hakkadki päriselt samme tegema, sest sa tead, et sa oled rohkemaks võimeline ja sa oled rohkemat väärt. Ja kui sa ei peakski tõestama mitte midagi, mitte kellegile, siis mida sa tegelikult tahaksid kogeda või luua?
ja ma annan siin sulle 2 minutit, et sa saad mõelda, mis on see, mida sa tahaksid kogeda või luua, kui sa ei pea mitte kellelegi mitte midagi tõestama. Ja lõpetuseks kirjuta oma lause lõpuni ära ja mina lähen siit järgmise slaidi juurde, milleks on ka viimane küsimus sinule tänaseks, et mis on see üks eesmärk, mille poole liikumine tekitab sinus elevust, mitte kohustust. Ja ma palun, et sa selle peale mõtleksid ka pärast meie tänast Zoomi kohtumist, pärast selle esimese päeva salvestuse järgi vaatamist, et sa mõtleksid selle peale ja võtaksid selle endaga homme kaasa. Ja oluline on siis see, et eesmärk on selle unistuse konkreetne ja fokusseeritud väljend. Ehk siis ma toon sulle ka ühe näite siia. Näiteks unistus on, ma tahan vabadust ja ma tahan tunda, et ma elan elu, mis on täis rahulolu. Nii ilus, kas pole? Siis milline on see eesmärk? Eesmärk on midagi mõõdetavat, midagi, mida on kerge ära tunda. Näiteks, et see unistus saaks täituda, siis minu eesmärk on, et mul on paindlik töö, kus ma teenin X summa ja töötan näiteks X tundi nädalas. Midagi hästi mõõdetavat ja konkreetset. Et kui ma saangi selle summa täis, siis ma saan teha sinna linnukese taha ja öelda jess, eesmärk täidetud. Või ma töötan X tundi nädalas, et kui ma praegu töötan 40, siis näiteks minu eesmärk, et tunda rahulolu ja vabadust, et ma saaksin seda vabadust nautida, on, et ma töötan 15 tundi nädalas, siis kui ma 40 pealt olen jõudnud 15 tunni peale, siis sa saad näha, et tegingi ära 15 tundi nädalas ja täiesti kõik on tehtud, suurepärane, jess, tehtud. See on eesmärk, et midagi, mis on hästi konkreetne, mis on mõõdetav ja kergesti ära tuntav. Et see on nüüd see väike vahe siin sees, et mis vahe on siis, kuidas eristada näiteks unistust ja eesmärki. Et unistus on midagi, kuhu sisse ka läheb muidugi eesmärk, aga just selline suurem ja võib olla ka üldisem, kus on ka nii-öelda see tunded ja mida üldse tähendab, eks ole, kellegi jaoks vabadus või mis on see rahulolu tunne, mida sa soovid kogeda. Et ka need asjad, et kuidas siis sinu unistus saada konkreetsemaks ja konkreetsus on eesmärk. Ja ma palun, et sa mõtleksid selle peale homme või siis täna õhtul, et sa võtaksid homme kaasa selle. Ja sa võid vahepeal chati kirjutada, kuidas sa ennast tunned, kuidas sa ennast praegu tunned, et pärast seda meie kohtumist. Ja ma siit vahepeal näitan veel viimased slaidid ka ära, et veel on mõned slaidid näidata, sest täna me siis tegelesime eelkõige visiooni loomisega. Me sukeldusime unistustesse.
me vaatasime, mis sind takistab ja ma palun, et sa võtaksid ka aja ja vaataksid uuesti need ülesanded ja harjutused veel läbi, et sa saaksid veel paremini ära kaardistada, et mis on need kohad, mis sind takistavad, mis on need sisemised takistused, uskumused, millised on ka need nii-öelda hirmud, mis sind on tagasi hoidnud, et miks sinu unistus ei ole veel täitunud. Ja samuti panime kirja esimese väikese sammu ja mis on esimene väikene samm, on eesmärgi kirja panek. Ehk siis need on need asjad, mis me täna kõigepealt ära tegime. Nüüd siit edasi, kui sa tunned, et sa tahaksid nende teemadega veel rohkem sügavuti minna, siis ja mitte ainult siis mõelda, vaid ka päriselt tegutseda, mis ongi minu eesmärk, et sa läheksid siit tegudesse, et see visioon ei jääks sul ainult paberile, et see eesmärk, mis sa endale kirja paned, ei jääks ainult sinna paberile ja sahtlisse, nagu ma taaskord toon siia alguse näite, et läheb klõps, see märkmik kinni ja läheb sahtlisse, et see jääks sinna, vaid et sa päriselt hakkaksidki tegutsema, siis juba homme me liigume teema juurde, kuidas luua plaan, mis sind päriselt paneb siis tegutsema. Ja et tegutseda siis veel sügavamini, et minna veel rohkem sügavuti nende teemadega, olengi loonud siis 3-kuulise teekonna, mis toetab sind sellel rajal. Ja see teekond on loodud eelkõige sulle, kui sa tahad luua endale elu, mis põhineb sinu unistustel ja mitte teiste ootustel. Et kui sa soovid selgust oma eesmärkides ja rohkem enesekindlust nende täitmisel, sest enesekindlus kasvab eelkõige tegutsedes. Et see, kui meile alustame afirmatsioonide ütlemisest peegli ees, ma olen enesekindel, siis kahjuks see ei loo veel muutust, vaid tuleb teha ka mingid sammud, et enda alateadvusele tõestada, jah, ma olengi enesekindel. Aga see esimene afirmatsiooni ütlemine, ma olen enesekindel, loob juba selle tunde. Ja kui sa soovid suunamist ja struktuuri, et järjepidevalt tegutseda, mitte ainult nii-öelda olla sellest hoovõtus, et ma panen kirja ja ootan õiget hetke, sest õige hetk on ainult praegu. Ei ole eilset, ei ole homset, on ainult praegune hetk. Ja kursus, millest ma siis räägin, ongi enesekindlalt eesmärkide poole, millega me alustame juba 5. mail. Ja eelkõige see on see, et me läheme väikeste sammudega läheme oma eesmärgi poole. Me läheme väga sügavuti ka sinu eesmärgiga, et näha, kas see on päriselt sinu eesmärk. Nagu ma välja tõin ka, siis olen kiretesti ametlik läbiviija, mis ongi eelkõige see, et näha, mis on see sinu kirg, mis on see, mis paneb sind sütitab, mis sütitab sind, mis on see, mis paneb siit hommikul voodist ärkama, püsti tõusma, et ma tahan edasi liikuda. Esimene tund iseendale ja siis oma eesmärgi poole liikumiseks. Et see on kõige olulisem. Ja mõnikord teeme ka ebaloogilisi samme, sest ebaloogilised sammud on mugavustsoonist väljas ja mugavustsoonist väljas asjad panevad meid inimesena kasvama ja arenema. Ning homme ma räägin sellest natuke lähemalt, aga rohkem infot sa saad juba vaadata kodulehelt, on olemas täiesti eraldi välja toodud enesekindlalt eesmärkide poole kursus. Ma panen selle lingi, mis sa siit slaidil näed, ka salvestuse juurde, et sa saaksid sinna klikkida ja peale vaadata. Nüüd oluline on, et sa mäletaksid, et unistuste teostamine ei juhtu iseenesest ja sa pead selleks ikkagi tegema ise mingeid sammud. Seega, kui sa ei tee mitte midagi, siis jääbki kõik täpselt samaks, nagu sa siin esimese harjutuse juures juba kirja panin. Need punktid võivad varieerida, aga siis see tunne väga tihti ei muutu. Seega tee kas või üks pisike samm ja see võib muuta väga-väga palju. Ja 3-kuuline kursus alustab siis 5. mail ja meie sinuga kohtume homme teisel päeval ja ma loodan, et sa said siit täna mõtteid, täna endale juurde
just nagu näen ka siit samast kommentaarist pea mõtteid täis, et see on hea, sest kui on mõtteid, siis saab hakata ka tegutsema. Võta täna veel hetk, et sa saaksid kirjutada, natuke täiendada ja kirjutada neid küsimusi, mis sul oli ette antud. Homseks on mul igasugused vägevad küsimused juba taaskord olemas, et siis ka plaan tekitada ja mitte selline plaan, mis on to-do list, et jah, tore oleks need ära teha, vaid et sa hakkaksid ka päriselt nende poole liikuma. Aitäh, et sa siin olid. Aitäh sulle, et sa mul siin kaameraga olid ja loodan sind ka homme siin näha. Seega aitäh sulle veel kord ja kohtume homme.